Ma soovin jagada sinuga täna sellist asja, et kuidas ma üldse numeroloogiani jõudsin. See on hästi huvitav teekond. Ma olen selline iseõppija olnud juba pikemaid aegu, ehk siis ma ütleksin aastakümneid juba. Ja ma olen otsinud ühte ja teist ja kolmandat ja minu raamaturiiulitelt leiab ainult mis see on, isearendusraamatuid. Issand, ma ei oska seda ütelda. No ühesõnaga, ei leia seal mingit kriminulle, ei leia mingit armastusromaane, leiab igasugused selliseid raamatuid, mis Million Mindset minu meelest jagab palju. No, ehk siis mul on peaaegu sealt kõik raamatud võetud ja loomulikult ma neid ka loen. Ja kui te kanalit olete näinud, siis ma jagan ka. Aga mitte seda ei tahtnud rääkida. Tahtsin siis niimoodi teile kõik ära rääkida. Ma sattusin kokku sellise naisega nagu Kai Oja. Ma jälgisin teda Facebookis ja ma vaatasin ka seda Karmo Kivi. Ja kuidagi naiselik selline tõmme tekkis selle Kai Ojaga. Mulle meeldis see, et oli hästi konkreetne ja selline lihtsalt ütles välja, mida ta niinimetatud nagu õigeks pidas ja mis oli väga hea, sellepärast et vahest see raputaski paika. Ei olnud selline nämmutaja täti, ütleme siis niimoodi. Aga muidugi enne seda ma kuulasin hästi palju erinevaid rääkijaid YouTube'is ja siis ma hästi palju raamatuid lugesin ja kogu aeg mõtlesin, ma saan ise hakkama. Tegelikult ma ütleksin niimoodi selleks, et teha selline kvanthüppe oma elus on vaja sul juhendajat. Ja ma olen siis Kai Oja käe all õppinud tulemuslik mõtlemine, jah, ehk siis TIR on siis lühendina T-I ja R. Ja olen käinud seal 2 korda, ehk siis on selline nõks üle poole aasta kestev õppe ja ühte peatükki käime me siis läbi 2 nädalat. See tundub küll jube pikk ja lohisev ja ausatades vahest tuligi laiskust peale, aga Kai on selles suhtes selline juhendaja, kes ei lase sul laisaks muutuda. Nii, miks ma seda kõike räägin? Ehk siis teate mis? Esimest korda, miks ma seda 2 korda veel tegin? Esimest korda ma sain täiesti aru, et ma ei liigu üldse seal, kus ma liikuma peaksin. Ma ei tee üldse seda, mida ma tegema peaksin. Aga mida ma tegema peaksin, seda ma ka ei teadnud, sest ju midagi ma ju tegin. Ma olen kogu aeg olnud ettevõtlik, aga saad aru, mingisugune mis oli kogu aeg minu sees, et mis asi see olla võiks. Nii, aga mis siis juhtus selle TIR-i tulemusena? See, et ma sain aru, et ma olen täiesti vales suhtes. Siis juhtus see, mis juhtus, et lähedasemad rohkem teavad. Nii, siis läksin teise TIR-i. Seepärast, et midagi jäi minus väga kripeldama. Ja kuna seda sain siis teha koos oma kalli õega ja läksin talle nagu toeks ka, ütleme siis niimoodi, siis vahepeal oli juhtunud juba nii mõndagi ja siis jälle selle teise TIR-i tulemusena juhtus mul selline asi, et jälle minu enda perekonnas, siis minu enda isiklikus elus juhtus mingi muutus ja mina ütlesin Kaile niimoodi, et tead, mis mina ei tea, kas see on hea või see on halb. Mina 3. kord enam TIR-i ei tule. Seepärast väike hirm tuli, et ma teen kogu aeg selliseid kvanthüppeid. Nüüd numeroloogias olles ma tean väga hästi, sellepärast ma olen ju 7. Ehk siis, nii nagu ma ütlesin, 7, 16, 25. Ma olen üks nendest numbritest. Tema teebki kvanthüppeid. Lihtsalt see, et meil on see väga suur omadus, et me jääme laisaks. Me näeme, et me ei ole enam õiges kohas, aga me ei tee ka mitte midagi. Süda ihkab midagi muud, aga keha lihtsalt nagu stoppab, mis on tegelikult väga suur viga. Ehk siis miks ma seda Kait siia tõin, sellepärast, et mina sain tänu sellele programmile ja Kai juhendamisele, ehk siis Kai Oja. Ma tegin nii palju oma elus selliseid kvanthüppeid, et siis kui ma selles kvanthüppe perioodis olin, siis teate, kui hirmus mul oli. Mul oli nagu mega hirmus, seepärast, et ma sain 2 väga suurt kogemust oma elus, kuid need olid kõik vajalikud selleks. Ja nii nagu ma nüüd aru saan, et psühholoogiat ka rohkem õppides, et kui sul ongi hirmus, siis see uks tulebki lahti teha, mis hirmutab, seepärast, et seal toimub muutus. Kui sa teed kogu aeg ühte ja sama tegevust, siis sinu elus ei toimu mitte midagi. Aga need ei pea olema nii kolossaalselt räiged, nagu näiteks minul oli. Aga ju siis mul oli seda vaja selleks, et paika raputada. No ja siis ma kohtasin, teate, mingi eelmine aasta sellise toreda naise nagu Rutt, tervendaja Rutt, kes tuli siia Soome. Ja ma olin siis veel nõksu segaduses ja siis, aga kuna ma olen juba mingid 20 aastat vähemalt ennast harinud ja koolitanud ja enesearenguraamatut meelde tuli.
vot, et siis ma otsisin nagu justkui, et veel midagi on puudu, et ja mul oli nagu nii palju informatsiooni, mida ma kogu aeg mõtlesin, et ma tahan jagada, ma olen oma lastega jaganud ja nii edasi, aga midagi veel oli puudu. Ja siis Rutt, kui nägi mind esimest korda, ma ei tee üldse mitte kellelegi reklaami, lihtsalt tahan teile rääkida ja jagada. Rutt ütles, et kas sa oled numeroloog? Siis ma ütlesin, et okei, kui sa nii ütled. Siis ma ütlesin, et oot, miks ta niimoodi minuga räägib? Hiljem siis kodus hakkasin vaatama, ma olin tegelikult astroloogiat ja numeroloogiat ammu juba jälginud. Seepärast, et mul on kogu aeg olnud elus selline küsimus, et miks need inimesed minu ümber niimoodi käituvad, miks mina niimoodi käitun erinevates olukordades. Ja teate, tänu numeroloogiale nüüd on kõik loksunud paika. Ehk siis numeroloogia vorme on ka hästi palju erinevaid ja astroloogia vorme on palju erinevaid. Igaüks leiab oma. Minule lihtsalt meeldib see, mida mina õppisin ja õpin praegugi veel ja koolitan ennast veel. Seepärast, et see õppimine ei lõppe mitte kunagi. Et kui sind kõnetas see minu jutt, küsi minu käest veel lisa, võin sulle isiklikult ka veel rääkida oma kogemustest. See on lihtsalt mega elu olnud, mis mul on nüüd siin olnud mingi enesearengu teel ja see ei lõppe mitte kunagi. Ma kujutan ette kuni Kirstuni välja. Et aga see ongi inimese elu. Vaid niimoodi. Aitäh sulle ja peatse kohtumiseni ja loomulikult oleksin ma väga tänulik, kui sa jagad ka oma kogemust siin kommentaarides ja räägi, kuidas sinu areng on toimunud, millised kvanthüpped sul on olnud, millised hirmud sul on olnud ja kas sa kardad veelgi. Ma võin sind toetada, pigistada su kätt virtuaalselt ja olla sulle toeks. Ja mäletage seda, et siis numeroloogilise sünnikaardi ka sa saad endale täieliku sinu isikliku kasutusjuhendi. Ja loomulikult tule jälgi siis meid erinevatel kanalitel. Numbrite keel. Meie jalutuskäik hakkab otsa saama. Üks tuleb siin ralliga. Näete, jah? Vot, elu ongi üks suur ralli. Lihtsalt käsipidur peab ka olema. Vahepeal peab nagu stoppi tegema, et üle meelikuks ei lähe. Okei. Tšauki-pauki, mina olen Merike. Näeme varsti erinevatel kanalitel. Tšau, ilus päike.